taas teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas alumiiniumi seest leida pragusid. Selle jaoks on meil siin selline keeruline seade, mida kasutatakse selleks, et lennukikerest otsida pragusid. Kuidas see aga töötab? Näitame siinpool. Lennukikere koosneb alumiiniumist ja selle masina sondi otsas on elektromagnet, mis on peaaegu selline nagu päris magnet. Magnet alumiiniumi külge ei jää. Kui ma seda plaati kallutan, siis ta kukub maha. Samamoodi selle toru küljes. Ta siia külge ei jää. Küll aga magnet põhjustab alumiiniumis vastastik mõju, mida näeme, kui näiteks magnetit alumiiniumi kohal pendeldame. Nagu näeme, siis magneti ja alumiiniumi vahel on justkui mingi vastastik mõju, mis pidurdab seda magneti liikumist. See tuleneb sellest, et alumiiniumis tekivad pöörisvoolud, mis tekitavad vastupidise magnetvälja, mis pidurdab selle magneti liikumist. Sarnane magnet on siin samas sondi otsa sees, küll aga elektromagnet ning üle alumiinium pinna liikudes tekitab ka see alumiiniumis pöörisvoolusid. Nende pöörisvoolude muutumist see masin siin mõõdabki. Kui paneme selle sondi alumiiniumklotsile ja liigutame seda, siis näeme, et siin ekraani keskel olev signaal liigub. Kui püsime tasase alumiiniumi pinna peal, siis see täpselt keskelt kuhugi ära ei liigu. Kui aga leiame prao, siis tekib meil siia ekraanile selline hüplik joon. See plokk siin on meil nii-öelda etalonkeha, kuhu on sisse tehtud 1 millimeetrine, 0,5 millimeetrine ja 0,2 millimeetrine pragu. Leides detaililt uue prao, näeme sarnast signaali ja selle signaali suurust saamegi võrrelda nende etalonpragude signaali suurustega. Ning nii saamegi öelda, kas leitud pragu on suurem kui 1 millimeetrine pragu või väiksem, suurem kui 0,5 millimeetrine pragu või väiksem ning ka seda, kas see on suurem või väiksem kui 0,2 millimeetrine pragu. Ja nii saamegi hinnata pragude suurusi ning tagada selle, et meie lennureisid oleks tulevikus ikka turvalised.